Minu ema kohta käiksid ehk 3 sõna kõige paremini sellised nagu armastav, leplik ja abivalmis. Ma arvan, et ema elu ei ole just olnud meelakkumine alati, aga ta on olnud tegelikult aastate jooksul, nii palju kui mina tütrena olen osanud seda märgata, väga leplik. Et ta on meie suhtes, jumal teab mida, pidanud kannatama, koduse elu suhtes, tööl, mis oli tal kindlasti väga pingeline. Ja loomulikult ma tunnen, et terve elu olen nii mina kui ka minu noorem õde Kristel olnud väga armastatud. Võib-olla selline asi, mis oli minu jaoks väikesest peast äärmiselt oluline. Ma nimelt nagu tihti lapsed kardavad magama jääda ja vanaema tuli mulle alati kaissu. Ma kahtlustan, et see võis olla päris iga õhtu. Tuba oli juba pime, mingi väike punane öölampike põles. Ema luges meile muinasjutte, luges luuletusi ja nagu Aamen kirikus oli alati õhtul päris lõpus luges ta ühe luuletuse ja siis lahkus oma voodisse. Aga selline õhtune rituaal oli väga oluline minu jaoks. Tere, olen Lii Kärner. Sündisin 1952. aastal 9. oktoobril. Oma sünnipaigas olin ma suhteliselt vähe ja sellepärast on mul sealt ka mälestusi vähe. Nii et enne 5 aastat sügisel me kolisime juba Arukülla. Ja siis sellel suvel siis ma mäletan, et naabritädid ja külatädid ikka silitasid mu pead, et oi, meie Eli läheb linna elama. Mul ei ütelnud see linn midagi, aga siis ema käest sain seletust ja ema ütleb, et ja läheme sügisel. Ja enne seda siis ta õmbles mulle ilusa seeliku ja mantli ja kolimise riided, et ma ikka tüdruk nagu ponks oleks ikka. Aga tee sõidu peal siis läks mu süda pahaks ja kuna mitu peatust oli vaja teha, jäime me siis hiljaks. Nii et kohale jõudmist ma ei mäleta, ju mind siis üles viiditi, kõigepealt diivan ja siis mina ja siis pandi magama ja siis ma ärkasin ülesse kukelaulu peale. Saate aru, kas linnas on kuked või? Ei ole ju. Lähen vaatama, vana laud, kuked kanad siblivad seal, kus linn on. Aga siis tuli ka ema ja ema seletas ära, et linn on päris lähedal, et isa läks linna, isa käib linnas tööl, aga meie elame siin, mina sain töökoha siia, sellepärast me elame siin. Ja see oli siis Eesti-aegne Turbaraba ja meie olime siis selle Turbaraba peamaja teisel korrusel niinimetatud sakste poole peal. Teise poole peal oli selline, tänapäeval kutsutakse neid turuvarblasteks või rändtöötajateks. Seal elas üks Ukrainas sõjapakku tulnud perekond ja neil oli siis minuvanune tütar, Iira. Ja temaga me siis sobisime ja temaga me mängisime ja lõpuks läksime ka 1. klassi koos. Minu pere. Kõigepealt, nagu ma ütlesin, oli ema Hilda Vilde. Tema oli sündinud 1921. aastal. Minu jaoks oli ta ikka vana, kindel. Sellel ajal ma muidugi vähem, aga ikkagi ma kartsin teda, sest ta oli natukese emotsionaalne ja impulsiivne. Kõigepealt tegutses, salgud pihku ja siis pärast ups, pole vajagi. Kõik on korras. Aga ma olin sellega harjunud, ema on ema. Ema oli mul ju hakkaja ja on eluaeg osanud hästi süüa teha. Nii et ema määrati koloosi sehvidele kokaks. Ja mina muidugi tilberdasin seal sabas ja kus tal siis mind hoida oli.
Ja muidugi see oli see mu kõige menurikkam aeg. Et ma olin siis suhkune 4-5 jõmsikas väntsutada ja süles hoida ja hellitada. Vahel ema ikka ütles, et mis sa tüütad neid, aga ei, ma vist ei tüüdanud. Et see oli üks tore aeg, et ma olin väga populaarne. Ja seal Nõmme mõisas ema ja isa kohtusidki. Isa oli just vabaks saanud sealt Vorgutast, kus ta siis sai selle tuusiku, nagu paljud eestlased, 25+5. Ja ta oli seal siis kaevanduses keevitaja. Aga siis peale Stalini amnestia andmine ja isa sai ka amnestiat. Ja siis üks esimesi pidusid Nõmme mõisas ema otsustas ka minna ja seal nad kohtusid. Ja kui ruttu see asi siis toimus, seda ma ei tea, aga järgmiseks suveks olime me läinud. Kõik oli sellel ajal ju ausalt öeldes naturaalmajapidamine. Kui oli vaja minna naabrile katsele, siis tehti tort ja kui oli vaja tüdrukule riideid, siis õmmeldi nad kõik valmis, ainult kingad siis toodi kuskilt. Kõik muu tehti ise, kooti ja õmmeldi ja ema oli tõesti meil kuldsete kätega. Ja nagu jutust juba selgus, oskas süüa ka hästi teha juba siis noorena. Hiljem need asjad läksid aina paremuse poole. Et ma olen suhteliselt eelitatud tüdruk olnud, et kleidid ja asjad ja kui ma kutsekooli läksin, siis sain ma oma esimese poest ostetud kleidi. Nagu jutuks on olnud, on mul 2 õde. Ja ma hakkan keskelt peale, kuna ma olengi keskmine, siis ma väga kaua olin teadmises, et ma olen ainuke normaalne laps perekonnas. Üks tuli Arva külla, õde Ena, sest et kui meie kolisime Arukülla, siis õde just läks Räpina aiandustehnikumi õppima. Õde oli must 9 aastat vanem. No ise arvate, missugune. Mina olin temale üks tüütus kooli vahel vaja ikkagi raadiost lemmiklugu kuulata. Mina olin seal ka kraetpidi vahel. Mida iganes, nii et eks ma paras tüütus olin. Arukülas olles paar aastat läks mööda, kui tuli minule väike õde Mairi Vilde, Mairi Kallas. Mina kutsusin teda Mannuks. Nooremad õde emale ei meeldinud. Rongiga sõitsime onu Kaale juurde, siis vannud, vaata, et sa ei kutsu Mannu, muidu mõtlevad, et ma paningi lapsele nii koleda nime. Aga minu jaoks on tänase päevani ta Mannu. Ja ta oli niisugune tore asjalik laps, aga selle asjalikkus tegi talle suure karuteene. Ja see käis nii kähku, ma nägin seda momenti ja see on mul silme ees praegu. Kui see pisike totsakas käsi võttis selle limonaadipudeli ja pani huultele. Aga mis seal pudelis oli, isa otsustas, kuna meil on niisugune leidlik väevälapped ja tüdruk jõised. Ja mis te arvate, see oli tõeline tragöödia. Ta oli 3 ja viimane kord haiglas oli vist 5 või 5,5. Äng ja see mure õe pärast, see juba kujundas minu iseloomu natukese. Ma arvan, et vanaema armastab kõige rohkem teisi aidata, teiste heaks midagi teha. Ma arvan, see, et ta teeb midagi head kellegile, see pakub talle palju rõõmu. Kui ma peaksin kirjeldama vanaemat 3 sõnaga, siis see oleks hooliv, empaatiline ja lõbus. Hooliva poolest ikka, kõik vanaemad ja emad ja kõik, nende töö on hoolida ja vanaema teeb seda palju. Iga kord, kui isegi väikse sammu teen kuskil köögi pool või midagi, siis ta kohe küsib, kas ma saan sind kuidagi aidata või kas ma saan midagi teha. Ma arvan, mis vanaema on mulle kõige rohkem õpetanud või andnud, iseenesest mulle on ta tema oskus leida rõõmu kõige kurematel hetkedel. Ise ma olen ta elus näinud terve elu, et kui midagi halba on juhtunud, siis ta alati proovib leida midagi rõõmsat, midagi toredat. Ja ma arvan, ta on seda natuke mulle ka edasi andnud vähemalt natukenegi. Isa, nagu ma rääkisin, ta tuli siis minu ellu natukese hiljem. Mida ei ole, sellest sa ju puudust ei tunne. Nii et isad mul ei olnud. Oli ema ja hoidjatädi ja õde, kes oli internaadis ja käis külas, õde Ena. Aga siis ühel päeval, ma vist enne ütles ka, et meile tuleb külla üks onu ja see onu andis siis mulle martsipanist kutsu. Siis ma panin talle kohe nimeks Dixi. See kutsu mulle meeldis ja onu meeldis ka. Täitsa tore oli.
lühikene, ma lubasin ta alles jätta, aga ta ei vaadanud minu poole, kui ma magama jäin. Siis ma pöörasin tiksi pead krõksti pea ära ja oligi tiksi saatus nii lühikene, aga väga maitsev oli. Ühesõnaga, ta oli lihtsalt võrratu. Ja nagu nad kahekesi kokku olid saanud, nad olid mõlemad kuldsete kätega. Ei olnud tööd, mida isa ei osanud teha. Keevitas metallitööd kõiki ja maja ehitas. Vaktiliselt, muideks elektrit käis keegi panemas või, aga muidu tegi ta kõik ise ja muretseti muidugi ka materjale ja üleõlma ja altõlma ja sellel ajal tehti kõik ise. Aga vaat millest ma ei ole rääkinud ja mis on ainult mälestustes. Ema perelugu, ema sünnilugu. Ema sündis Asundustalu perre, aga siis tuli suur tragöödia, kurgutõbi, mis murdis ema. Ja kuna isa oli südamehaige ja no nii mures, et 2 nädalat hiljem suri isaga. Nii et lapsed jäid täiesti orvuks. Ja mis tema kodutaluga sai, kuna oli ostetud ju laenude ja vekslite peale need asjad ja talu läks oksjonile. Ja siis ema vaesekes jäi siis külakorda käima ja sellepärast ta siis oligi selline tubli, et ta püüdis kõik teha, et neid hädasid, mis temal olid, tema lastel ei oleks ega ei olnudki. Mis ta meile süüa tegi? Eks ikka tavalised asjad, suust kartul, praepekk, mida mina ju lapsed ei söönud, aga maitse andis toidule väga hea, kastekartul, hapukurk, kõrvitsasalat, mida ema väga tegi ja väga maitses, riivitud porgandisalat või riivitud hapukapsa porgandisalat hapukoorega. See on nagu magus toit. Aga üks naljakas mälestus on mul sellest, et isa oli mul ju ratsionaliseerija. Ema käskis tampida kartulipudru pehmeks. No ja isa otsustas, et mida. Võttis selle trelli moodi asja, pani pudrunuia otsa, pani siis potti ja järgmisena oli köök kartulipürees ja pott oli tühi. Vaat seda ema on ju väga, ma olen öelnud, et väga emotsionaalne, seda sajatamist, kui palju, aga lõpuks oli tal omal ka naljakas, et seda kartuliputru tuli veel mitu kuud hiljem kuskilt mingi, mis ikkagi kuskile jäi, et seda andis koristada. Ja nüüd tagantjärgi olen mina selle poolt, et erinevused tõmbavad ligi ja tasakaalustavad. Isa oli suur, pikk ja rahulik ja tasakaalukas. Ema oli pisike, käbe ja särtsakas. Ja temal olid ikka emotsioonid ennem, siis alles tuli mõte järgi. Aga isaga koos said nad väga hästi hakkama. Isa siis tasakaalustas minu suhteid ka emaga väga tihti ja sellepärast ma teda nii jäägitult ka armastasin. Aga nad olid tublid ja töökad ja leidlikud mõlemad. Mitte millestki ja 2 väikese lapse kõrvalt maja ehitada ja ei unustatud ka ära. Isa oli see, kes ütles, et kuule, ilmad on ilusad, homme läheme randa. Ema kukkus siis keetma ja küpsetama ja võilipu tegema ja siis läksime kas Aegviitu järvede äärde või siis Piritale. Ega neid kordi palju ei olnud, aga kõige tähtsam, et nad olid olemas. Ema käis meiega ringi ja viis meid hästi paljudesse huvitavatesse kohtadesse. Ja ma mäletan, et nendel hetkedel, mida ju palju ei saanud olla, sest majapidamistöid oli vaja teha ja aiatöid ja mida kõike veel, aga ema käis meiega väga palju ringi. Ta käis meiega muuseumides, kui me Tallinnas olime. Käisime Pirita rannas, kõrvetasime seal oma valget nahka. Käisime vanalinnas jalutamas, me käisime hästi palju vanalinna päevadel, et kunagi ei jäänud ükski kord vahele. Kõik kontserdid ja töötoad ja mingisugused moeetendused ja sellised huvitavad asjad. Käisime Nukuteatris ja muidu Estonias Pipit korduvalt vaatamas. Ja ma mäletan, et emal olid alati võileivad ja söögid ja morsid ja sellised asjad kaasas, et ilma söögita me kunagi kodust ei väljunud.
Ega väga palju mänguasjadega ega millegi peale nagu ei kulutatud. Lugu mul oli, riideid ma vist kortsisin ja fantaseerisin ise. Hingakarbid ja kõik asjad tulid alati minule ja tühjad kommikarbid ja mis fantaasia on olnud mul selle koha pealt küll tugev, kui midagi muud ei olnud. Siis võtsin pudeli, panin pudeli, ma ei tea, mis ma selleks peaks siis oskasin panna, ma ei mäletagi. Aga siis sai riides seelik ümber ja nukk jälle valmis. Ja siis muidugi minu mängumaa oli mets ja raba ja loodus. Mulle õudselt meeldis käia ja ulkuda ja ma vaene laps esimesest klassist. Ma ei tulnud mitte kunagi otsekoju, ma tegin 2-3 kilomeetrit selle ringi pikemaks ja jõudsin hiljem koju ja pahandust mõnikordki. Ema kohta võib veel hästi tunnustavana öelda, et ema mängis meiega ja õpetas meid mängima. Et vähemalt mina mängisin väga palju nukkudega ja mängisin poodi ja mängisin kooli ja mängisin kontorit ja mingisuguseid selliseid asju. Et tegelikult ema nagu andis mingisuguse algtõuke, et ta nagu õpetas meid mängima ja siis me saime iseseisvalt väga edukalt hakkama. Nii et ta tegelikult ergutas meie fantaasiat. Ja ma mäletan seda, et kui nad isaga käisid kuskil Leningradis või käisid Moskvas ja olid mingi Pihkva reis oli üks kord ja siis nad tulid tagasi ja olid kotid täis igasugust kaupa, mis nad sealt siis olid saanud osta ja seal olid alati mingisugused mänguasjad, et meie nukunurk oli väga hästi varustatud, et seal oli väga uhke plekist hästi suur selline massiivne köök koos igasuguste nupukestega, millest sai siis pliiti nii-öelda mängult käima panna ja seal olid piisikesed potid ja seal olid kahvlid ja noad ja kulbid ja kõik sellised komplektid, et mänguasju oli meil palju. Ja ma mäletan, et eriti šef oli see, et ema sai sealt olümpiast jälle mingisuguseid neid pisikesi miniatuurseid alkoholipudeleid, mis siis tühjana meile anti mängida, et need olid ka meie nukunurgas siis nii-öelda vitriinkapi osa, et sellised värviliste siltidega väikesed minipudelid. Ema otsustas, et paneb mu parem kooli aasta ja siis suvi läks Hortu. Selgus, et Jiira sealt barakist läheb ka esimesse klassi ja siis oli hirmu mul ei olnud muidugi alguses absoluutselt. Aga vanematel oli juba majaehitus, nii et kas siis selle taga või milles küsimus, aga igal juhul koolivormi mul ei olnud. 1. septembril läksin ma punase valge täpilise kleidiga. Iiral oli sinise valge täpiline kleit, nii et meil oli rabavorm. Aga ma ei mäletagi täpselt, millal ma siis selle vormi sain, aga 2. klassi pildi peal olin ma tipp-topp kooli vormis ja klassis oli ikka veel lapsi, kellel ei olnud vorm. Siis ma tundsin, et ma olen ka keegi, ikka põlistegija. Ja mäletan siis ka seda komme ikka siiamaani, et pätajad toovad 1. klassi juntsud aktusele. Minu hoidis käes kinni üks suur paks tädi. Ju ta siis üks tõsine maatüdruk oli. Aga see roosa imede ootus sai mul väga ruttu läbi, sellepärast, et ju siis ikka see oli see viga, et ma olin aasta noorem ja ma ei olnud küps. Ma ei saanud üldse aru, mis ma seal tegema pean, mis mu käest tahetakse, miks. Kõik läks must mööda. Nagu hiljem selgus, ma ei näinud ka hästi, et see aitas ka natukese kaasa. Ja nüüd hilisemast selgus, mis minu probleem oli, miks ma kogu aeg sakutada sain. Ma olin vasakukäeline, vähemalt kirjutamise koha pealt. See oli keelatud. Suruti mulle paremasse kätte ja seda ma mäletan. Vale käsi! Ja õpetaja Kohv 2. klassis ütles, et ta ei julge pingil mööda ka minna. Ma pritsisin seda tinti. Ja kukkus see sulepea mul käest ära ja need kriipsud ei tulnud nii ühtlased, ega ikka venitasime ju neid kriipse. Pliiatsi aegu läks hästi, aga nii kui see lahtine tint ja sulleb ja päevakorda said, siis see oli ikka jube. Ma olin lihtsalt nii ebakindel, et ma kogu aeg arvasin, et midagi on valesti ja must tahavad ja mis ma tegema pean ja kõik need asjad, eks mul midagi ikka külge jäi, aga kõik läks nii raskelt.
ja ma püüdsin nii vähe kirjutada kui võimalik ja näidata oma käekirja, nii et ühesõnaga ma olin selle käekirja pärast kapis. Aga mis minu jaoks oli müstika, oli keemia ja keemia valemid. Ma ei saanud absoluutselt aru tasakaalustamisest ja sellest ma loopisin umbes, mõnikord läks õigesti ka. Aga keemiatööd olid ikka, arvus pani 2 või mõnikord, kui hästi läks, siis oli 3. Ja siis oli üks gripihooaeg, kui meie keemiaõpetaja oli ka grippis ja väga tõsiselt, nagu täiskasvanutel need asjad on. Ja siis oli koolis meil praktikant, koolist tulnud alles matemaatikaõpetaja. Teda visati siis meie ette 8 ette seda keemiat õpetama. Ma mäletan, kuidas ta seal kekutas jalalt jalale, ütles, issand jumal, ma tean, et me õppisime seda, aga mul pole üldse meeles, et katsume hakkama saada. Ja hakkas siis arutama see valemid H2O, naatrium midagi ka edasi. Ja hakkas, oota, kui sellel on siin 2 ja siin on 3, siis järelikult siia tuleb panna 1 juurde, et oleks 3 ja 3. No kuidagi midagi niimoodi. Kae langes mu silmadelt ära. Ja ma sain aru ja olgugi, et see oli ainult üks teema ja siis ma sain, hakkas mulle keemia meeldima, nii et mu keemia enne oli keskkoolis 4. Ja siis õpetaja sai lõpuks terveks ja tuli esimene töö. Ja et õpetaja tegi siis taset, et mis ta siin veel peab tegema ja tasandama ja andsime tööd ära ja jagab tööd ära ja siis kutsub, Vilde, tahvli juurde. Mina lähen siis tahvli juurde, kirjutas mulle või käskis kirjutada igavese virna neid. Tasakaalusta palun ära. Mina tasakaalustasin siis ära. Ma vaatan niimoodi. Kuidas sa nüüd siis oskad? Õpetaja Valter õpetas. Teine oli maadennud peaaegu aasta otsa ja mitte midagi. Ja tarvitses tal ainult mõned tunnid ära olla. Ja siis selle minu ütlemise peale siis ta kortsutas kulmu. Ja raputas niimoodi ja jätkas tunniga ja ma sain oma kontrolltöö kätte, mis oli puhas 5. Kahju, et ma teda seina peale ei jätnud. Et see oleks olnud ilus mälestus. Mul oli, kas see oli nägemismälu või? Ühesõnaga, kui ma midagi kirjutasin läbi, seda ma teadsin 5 peale. Ja kõik minu eksamid ja ka reaalainete suulised eksamid olid mul 4-5. Sellepärast, et ma lugesin konspektist ette, vaatasin eksamineerija silma ja lugesin sealt neid valemeid ja värke. Sama füüsikaõpetaja, kes mu käekirjast hästi aru sai, ütles, et seisab mu ees kena neiu ja ma näen, kuidas ta loeb oma ilusast värvilisest konspektist mulle valemid ette. Ja mis hinde ma talle nüüd siis panen? No ma panin 4-5, ma ikkagi ei saanud talle panna. Vastas 6 peale. Märkamatult jõudis kätte kooli lõpetamine. Ja mina olin selline keskmine 3-line koolipoiss, sai täiesti edasi saata lõpetamisele. Aga mu tark õpetaja Kohv sai aru, et ma ei olnud vahetuse valmis ja linna minekuks. Ja ma ei olnudki. Ebakindel oli, et hirm oli. Ju siis ma nii varjata seda ei osanud, et õpetaja oli nii tark. Ja ta rääkis alguses emaga. Ja 3 siis me leppisime kokku, me rääkisime 3. Ja mina olin nõus jääma kursust kordama. Aga meie aeg oli kole häbiasi istuma jäämine. Ja see hirm panigi ka ühesõnaga ikkagi õppima ja tegema, et ma jälle välja vingerdasin ennast 3 ja 4 peale koolis, et mitte istuma jääda, kus selle häbi ots. Ema ütles, et tema hüppab rappa, kui istuma jään umbes, see on ülekantud tähenduses. See oli mu põhiklass, kus ma oleks pidanud olema. Ja need lapsed meeldisid mulle algusest peale. Hiljem selgus, et järgmine aasta enam ei nõutud paremakäelisust. Järgmine aasta oleks ma sattunud kohe oma sellesse põhivanuse järgi klassi, siis mul vast ei oleks nii halbu mälestusi nendest esimestest aastatest olnud. Korduse 8. klass, see oli see minu avanemise ja täiskasvanuks saamise ja eneseleidmise aeg. Üks mälestus. Aiendis kasvatati lahtisid tomateid ja siit tee ääres see põlluke, mis on. Sealt siis oli see minu esimene koloosivargus. Tead, see oli nii hea. Tomat, ma mõtlen.
aga varguses oli ka, see tegi veel paremaks. Ma ei mäleta, kas ma emale seda ütlesin, siis ma teadsin, et seda ei oleks tohtinud teha. Eksamid tegin üllatavalt hästi, aga nagu me tüdrukud ikka, paanikaosakond on täies mahus tööl, meie sõbranna Silviga siis ikka arvasime, me kukume läbi ja läbi ei saa ja klassivend Eemel ütles, et saate küll, ma toon teile pudeli, et kui te eksamid ära teete. Noh, see selleks. Ja lõpuõhtul oligi, kas siis enne või pärast, Eemel kutsus meid Sireli põõsaste taha ja võttis taskust pudeli välja, sellise veinipudeli. Aga pudel oli, saime kõik kolmekesi lunksukese ja olime hirmus täiskasvanud, põnev oli. Aga midagi ma tahan veel öelda selle suve kohta. Me olime siis ju tehtud punt 8-teikud. Ja siis nädalavahetusel või õhtuti me käisime siis oma pundiga Aruküla peal patseerimas ja jalutamas. Ja see 1-2 nädalat oli see ajajärg, kui ma tegin suitsu. Ma suitsetasin. Ma olin ju täiskasvanu, mis te mõtlete siis, eks ole. Aga kui koju jõudsin, mis pahvisin suits näpu vahel ja keegi ütles, et Liis, oled nii naljakas. Ja sellest vist aitas mulle ka. Siis otsustasin ei. Ja kui siis järgmine kord oli jälle patseerimine, mulle pakuti ka, ma ütlesin, et ei, ma ei taha. Sa ei võtagi või? Ja ma jätsin maha. Minu meelest oli see nii koomiline. Ja nii ma olen siis maha jätnud teda terve elu, et ei ole ma suitsu teinud. Tore aeg, see viimane aasta oli kirss tordi peal. Aga siis ikkagi, mida teha? Aga minu tragi ja akka ja ema avastas, et koolikaaslasel oli Meier, et see on ju nii hea amet ja mis kõige tähtsam. Viljandi lähedal Lõisus on tehnikum. Ma saan ju õe juures elada ja kui õemaja valmis saab, siis ma saan korteri omale. Sellel ajal olid sellised plaanid ja skeemitamised kõik väga tavalised. Ja siis tuli üks päev, kui ema ütleb, et kuule, mine osta lahtist hapukoort ja seda teist veel keskturu sealt piimaputkast. Läksin nagu ikka saba ja kui ma seal sabas seisin, sa suur jumal, missugune ais seal poes oli. Mul jäi hing kinni, ma sain nüüd kohe kukun pikali. Ja siis mõtlesin, aga piima Meieris on ju ka sama ais. Ja kõik, sain oma värgid kätte, aga nii tark ma juba sellel ajal olin, et emale ma ei rääkinud. Ma ei teadnud veel, mis saab. Lehes oli kuulutus, et 15. kutsekool võtab vastu sellele erialale. Erialad olid kõik niisugused. Aga kompveki valmistaja, see oli midagi konkreetset, seda ma oskasin ette kujutada, lõhna olin linna peal tundnud ja kirjutasin siis kompveki valmistaja ja läksin siis viisin sisse. Ja siis selgus, et minu sünniaasta on vale. Võeti vastu neid, kes olid juba 16, et lõpetamisel oleks 18. Kalev ei tahtnud alaealistega jännata. Ja ma olin nii ehmatanud, mis nüüd saab. Sekretär või kes neid vastu võttis, ütles, et kokaks ei taha õppida või? Mis te arvate, mis mu esimene küsimus oli? Kas ma pean uue avalduse kirjutama? Nii palju siis eriala valikust. Ütles, et ei, tõmmas kompveki valmistaja maha, oma käega kirjutas kokaks. Ja kõik minu saatus oli otsustatud. Ja siis ühel päeval ema ütleb, Rika, ma ei ole näinud, et sa õpid. Ma ütlesin, miks? No aga sul on ju katsed, eksamid. Ma ütlesin, ei ole. Kuidas ei ole? No siis ma rääkisin emale ära loo. Ema oldi hulk aega vait, isal olid kulmud kõrgel ja kuulab ju niimoodi ka. Mõtleb kohe, et mis nüüd järgneb. Kuna ema oli ju nii raskeid aegu näinud, siis ta arvas, et siin jätkub või et kui on häda käes, siis ei jää tütar ega tema lapsed. Nälga midagi ikka saab. Ja ema ütleb, et kuule jah, see on ju päris hea valik. Juhtub, mis juhtub, lastele leivakäärud ikka taskus koju. Ma vaatasin emalt nagu kummitust. Mis asja ta räägib? Mina olin see helgesse tulevikku kasvatatud laps. Mis leivakäärust tema räägib? No ja, nii siis otsustatud asi. Vanemad olid rahul, mina olin õnnelik. Meil on emaga koos 3 töökohta, kus me oleme koos töötanud. Ja mida ma märkasin, kui kodus oli vanaema või minu ema oli siiski ju leplik, teistega arvestav, kohati võiks isegi öelda ju allaheitlik või ikkagi teised olid esikohal,
siis köögis oli minu emal iseloomu. Ta teadis täpselt, kuidas asjad käima peavad. Ta teadis täpselt, kuidas noored kokad peavad tööd tegema. Kõik pidi olema täpselt nii, nagu tema köögis on seadnud. Ta juhatas vägesid ja ma olen näinud ka nüüd tema hilisemas elus, kui ta juba pensionärina töötas ka hotellirestoranis küll väiksema koormusega, hotelli hommikusöögi kokana. Ma nägin, kui väsinunalt või haigena ta sinna tööle jõudis, aga milline muutus toimub emaga, kui ta jõuab kööki või pliidi äärde. Seda on kohati ka kodus näha, aga kui ta jõuab töökeskkonda, siis on ema hoopis midagi muud. Ta muutus kokaks. Ta oleks nagu olnud näitleja, kes tuleb oma elumuredega lavale ja kardina avanedes on täita roll. Ja ausalt öelda ema täitis seda rolli väga eeskujulikult. Ja 16-aastast sünnipäevast on rääkinud. Silvi oli ka mu sünnipäeval ja Silvi oli Andresega, selle ilusa poisiga Arukülast. Andrest olin ma juba tšekanud varem. Juba aasta varem nägin ma, et nad jalutasid Iiraga, mu esimese klassi sõbrannaga. Ja kui siis kooli läksin ja Silviga sõbrustama hakkasin, siis selgus, et Andres on Silvi poiss. Nii et sügisel, kui me olime ka sehvideks kartulipõllul ja siis sattusime siia saare põllule, siis Silvi näitas mulle ühte akent. No maja oli seal, puu oli maja otsas ja siis sealt paistis aken. Vaata, see on Andrese toa aken. Ja õhtuti, kui ma juba tulevikus killu pärast üleval olin, siis mul millegi pärast tuli see meelde, et Silvi näitas minu magamistoa aknast. See minu ja Andrese lood kohe esimestel õhtutel ma olin kuulnud, et Andres on kodus tagasi sõjaväest. Süda tegi põkk, aga miks ma siis õhtul linna pidin minema? No, meil oli seda seltsielu linnas. Vaba päeva õhtul läksin ma linna ja Andres oli ka Aruküla jaamas. Ja vaat see oli siis see kokkusaamine ja jäämine. Aga enne seda muidugi oli suvel augustis oli Raasikul pidu. Ja ma olin muidugi väga kindel, et Andres läheb ka sinna peole. Ja vanem õde oli oma perega meil ja nägi ära mu niisuguse õnnetu oleku ja küsis, mis lahti on. Rääkisin loo ära, et ma ei saa minna, ma pean õhtul sõitma juba Lahusalusse. Järgmine hommikul kell 7 pidin köögis olema. Õde ena lahendas selle ära. Rääkis Jaanile. Sõitsin mina rongiga sinna Raasikule, Andres oli muidugi ka rongis. Hoidsime juba käest kinni ja läksime peole, tantsisime terve õhtu ja õhtul siis tulime jala koju. Jaan oli juba üleval, autol hääled sisse ja viis mind siis Draamateatri juurde bussipeatusesse ja sain siis esimese bussiga sain siis praktikale. Ühiselamu toas oli siis hirmus paanika, Lii ei tulnud. Anu valmistas siis, et ei saagi minna koju, et peab olema minu eest tööl. Eks ma sain natukese noomida ka, aga ühte ma mäletan, et see oli ka Anu, kes ütles, miks sul need silmad nii sinised on? Ma ütlesin, et mul kogu aeg sinised olnud. Ei, nad on täna kohe teistmoodi sinised. Ju siis see sulaõnn ja armastus need silmad siniseks tegi. Siis ma muidugi juba hakkasin rääkima Anule seda Andrest ja Anu oli põnevil ja ikka ei olnud kohtunud. Ja ükskord siis 9. rongi peal olime meie juba oma pundiga seal suuremas vahes, kui Andres tuli. Hakkas mööda minema, siis nõksatas, ma ütlesin, tere Andres. Ja kui ma siis seda Anu nägu nägin, ma mõtlesin, mis tal viga on, et silmad läksid suureks ja teistsuguseks ja pärast siis küsisin, miks sa seda Andrest niimoodi passisid? Me olime tüdrukutega kogu aeg vaadanud, kus see ilus poiss on välja karanud ja kui ilus poiss. Ja see ongi sinu Andres. Mina jälle kõrvust tõstetud. Ja kuna Anul oli peigmees Villu ja minul Andres, siis me neljakasi olime sõbrad. Siis vist Anu ja Villu ostsid enne mootorratta, siis saime meie mootorratta.
ja siis käisime motoradastega sõitmas külgkorviga, ikkagi tuleviku peale ka mõelda vaja ja saab üht-teist transportida, mis iganes, aga külgkorviga motorattad meid olid, käisime seenel ja ühesõnaga lõbus seltskond oli ja Anu vist ütles selle nimi Vaal. Villu Andres, Anu Lii. Eestähtesest oli meil sõpruskond Vaal. Andresega läks nii nagu kõigil. Oli käimise aeg, kinod, teatrid, käisime siis kultuuriüritustel palju, kinost ei räägigi, jalutamistest ka, seda jalutamist oli ikka hästi palju. Ja nii siis selgus, et ikkagi oleme paar ja siis ma mäletan esimest korda Andres oli meil, loomulikult oli seda pabistamist ja aga kuna ta televiisorit parandas ja siis kas ta siis meil ka nokitses midagi ja seda Soome värki sisse ja töökaaslastele käis siis Soomes seda, muidugi plokk või kuidas seda kutsuti, seda paremas, nii et olime tehtud paar. Ja muidugi diagnoos või selline oli meie see direktor, tema siis oli Andresesse kergelt sisse võetud isegi või ühesõnaga, et kõige ilusam poiss oli siis minul. Aga kuna mul see aklekene oli ja siis ma põdesin muidugi ise ka seda, siis ma kõige ilusam tüdruk ju ei olnud. Aga poisid sai kõige ilusam. Ja siis tuli juba siit saarele käimisid ja tutvustamised, loomulikult sai. Vast oli naistepäev, kui ma olin täitsa üksi siin emaga. Andres oli õhtupoole tööl, nii et ma tulin siis emad õnnitlema naistepäeva puhul ja tundus, et me sobisime, ta oli ju niisugune, et ütleme niimoodi, et temas oli seda Eesti-aegset prouat, taluperenaiselikku uhkust ja väärikust oli ja kuna ta ise oma ämmaga läbi ei saanud, ämm teda hästi vastu ei võtnud ega ei hoolinud temast, siis ta muidugi oli ka selline, kes ei teinud teistele seda, mis talle omale ei meeldinud. Nii et meil oli väga head suhted vanaemaga, Andrese emaga ja minu keel ei paindud ka, räägitakse ikka perekonnast ja kodust ja minu keel ei paindud ütlema ämm, minul oli ta mehe ema. Kui ma pidin Andrese emast rääkima, siis oli ta mul mehe ema. Seda tänapäeval öeldakse see kihlumine ja see oli tõeliselt üks kombineerimine ja mõtlemine ja see ei olnud nii, et esiteks saime me siis tõendiperbüroost, mille alusel sai siis osta kingi ja loori. Loor oligi üks kõige tõsisemaid ja kleidimaterjalid ja siis, kui me olime ära ostud, nähtavasti oligi kas Andrese triipsärk või minu see kleidimaterjal, hakkasime ära tulema sealt osakonnas, koputati meil õlale. Ma sooviks te käest midagi küsida. Läksime siis natukese kaugemale ja proua ütleb, et ega teil loori vaja ei ole. Loori? Muidugi on vaja. Ega me siis ostsimegi ta täiesti kotis. 40 rubla, palk oli 60. Aga see oli seda väärt. Ja siis muidugi, mis mulle väga suur üllatus oli, pruudikimp. Ja kui ta mulle selle kimbu ulatas, need olid gerberid. Ma nägin neid esimest korda. See oli lihtsalt imeline. Aga abielu oli nii nagu kõigil ja see, ega me suurt ei riielnud, aga kes meil tuli, oli teinekord tuha all küll. Ma olin ju siuke paras tuulepea, Andres väga asjalik, et ja ma olin hirmus unustaja, tule taevas appi, kui palju mina unustasin. Olime siukene edumeelne ja kena paar. Ema puhul ma olen imeks pannud seda, et kui kannatlik ta on olnud elu jooksul. Meie isa Andres oli väga hea isa, aga ta tegelikult oli ikkagi üsna karm. Karm isa, karm mees ja kindlasti ka karm abikaasa. Ema on selle kõik leplikult üle elanud. Ma tunnetasin väiksena, et ema ja isa vahel olid pinged, aga võib-olla see johtus sellest, et ema on eluaeg olnud väga emotsionaalne ja väga impulsiivne ja isa on olnud selline ratsionaalne ja selline nõukogude mees. Mäletan neid pisaraid küll, mis tulid sellest, et isa karmilt midagi tegutses, ütles. Aga tal on olnud jõudu
ja tahet see asi üle elada või ära elada, sellepärast et tegelikult olid nad ju Andresega eluaeg koos ja tulid nendest raskustest välja. Isa tõi emale alati lilli, et ma muidugi ei kujuta ette, kust kohast neid gerberaid oktoobri alguses alati võtta oli, aga see oli tema elu ülesanne ikkagi pulma-aastapäev ja sünnipäev, et tuua emale gerberaid, sest see oli ema pulmakimbus, et hoidis sellega sellist mälestust kogu aeg üleval. Ja tegelikult võib-olla ma mäletangi selliseid nõukaaegseid mõningaid episoode, et isa ju meil raamatuid ei lugenud, ema neelas neid ja siiamaani loeb väga palju, et kui isa kuskil juhtus raamatupoes järjekorda nägema, siis ta võttis ka sappa ja võttis ka selle raamatu, mida just kõik ostsid ja siis tõi uhke näoga koju nagu mammuti. Et selliseid asju, jah, et ema rõõmuks ta tõi raamatuid ja meile ka tõi raamatuid, tõi igasuguseid teatmekirjandusasju, mõnikord tõi isegi saksa keeles, ma mäletan, kui kuskilt midagi ilusat silma hakkas, nii et jah, ise ta ei lugenud, aga meid varustas küll. Lapsed, millal nad sündisid mul? Ühesõnaga 2 aastat, 2 kuud on nende vanusevahe, aga aastanumber oli siis 76, kuna Killu novembris ja Kristel jaanuaris. Ja mis mulle muidugi väga meeldis, oli see, et kuupäev tuli neil 1, et see oli nagu natukese eriline. Aga see 8 jäi meile siis kohe terveks eluks, sest Kristel sai oma tütre samamoodi 8. jaanuaril, et see oli jälle selline kummaline. Nii et on meil olnud üks õnnenumber, see 8. Ja nende sünnipäevadega oli meil niimoodi, et kõik olid kellegiga koos. Johan poiss sündis ju vanaisaga. Vanaisal on 21. Johan poiss tuli 20. Siis Killu lapsed, Killu 8. november, Lagle 9. november, Luise 15. november, kusjuures veel minu emaga ühel päeval. Ja siis 8. märtsil, naistepäeval sündis Olafiga ja selle sünnipäevaga ja sellega oli mul siuke tore mälestus temast. Mul on lastest võiks ma rääkida sul 2 filmi jagu. Õnnitlesin teda sünnipäeva puhul, ju ta siis üle aasta või 2, mis ta oli, et oled meil ikka üks tore naistepäeva poiss. Vaatab kulm kortsus. Ma ei ole. Mõtlesin, mis sa ei ole? Ei ole ma naiste poiss. Mõtlesin, kes sa siis oled? Mina olen naiste mees. Nii et ju ta siis meil on üks paras naiste mees. Ilusam mälestus on meil sellest, et eks me siis käisime Killuga sügis, kole, porine oli, käisime sinna Obuskoplisse jalutamas sinna nende see parki ja lapsepõlve radadele. Ja tagasi tulles läks meist mööda hobune ja Killu küsib, kus see hobu läheb? Ma ütlesin, et hobu läheb koju. Kas hobu läheb saalele? Ma ütlesin, jaa, hobu läheb saalele. Kas igal hobul on oma saale? Jaa, igal hobul on oma saale. Näe, mul on kananahk juul. See oli nii ilus ja nii sügavmõtteline, et pärast, kas isegi Killu ise ütleb, et ema sa ajad sassi? Ma ütlesin, ei aja, et ma ei saa ajada sassi. Aga nüüd siis 2-aastased jõulud. Siis oli ta niisugune tragi ja mida sa talle ütlesid või mis sa tema kuuldes rääkisid, see kõik talle meelde jäi. Mul on isegi meeles paar kirja siin alles, mis jõuluvanale kirjutati. Minul olid ju ikkagi väga asjalikud lapsed. Killult on meeles, et punast kleiti tahab ja kui siis saab siis uisud. Muidugi siis jõuluvana sai. Uisud olid need, mida ikka oli poes saada, nii et uisud nad said ja punased kleidid said ja muid asju ka, et tore oli, väga tore oli. Ühesõnaga jah, Kristeliga ei olnud mul mingeid probleeme. Teisel päeval toodi ta minu juurde ja midagi seal öeldi ka, et natuke see oli tegemist. Ja kui ta mulle siis siia kätele pandi, siis ma ütlesin, tere väike tatarlane. Ta oli näost kirsipunane ja ta süsimustad juuksed ja need olid niimoodi
kolmnurkas ja silmad oli siis ka nii pilukal, nii et õde vaatas mulle otsa, ema, kuidas te ütlete lapse kohta. Ja Krissu oli üldiselt rahulikum laps, temal olid gaasivalusid, no mõned olid, ühesõnaga üks beebi selles, kui ta see hästi beebi oli, tegi sees veel näost tumepunane, kägiseb ja ägiseb. Mis see lapsel viga on? Ja siis peeretus nagu vana mees. Käed üle pea ja magama. Siuksi pahandusi ega midagi ei olnud, välja arvatud üks suur ja tõsine tragöödia, mis meil siin toimus. Siis oli Kristel ikka juba siuke roomaja, kas ta käia ka oli, ei. Aga Killu oli siis juba 2 saamas, eks ole. Siis olid nad kuidagi kogemata jäänud nii kahekesti ja siis ma nägin ise. Kristel oli põlvili, Killu ees, kaelõieli ja niimoodi. Ja Killu lõikas ta juukseid ja päriselt. Ja nii toredasti, et ühe poolt tukk ja teiselt poolt lokk. Et siin ei andnud midagi korrigeerida. Ja meie vanaisa Valter tuli koju ja nägi, mis toimud on. Ta nuttis, kohe ahastas laps üles, et ma ütlesin, et pea pole ära lõigatud, et juuksed pea on ju alles. Aga siis oli ta kohe väga pahane ja lapse lokid lõigati ära. Ja mis tegi minu sünnipäeva väga eriliseks, oli jälle tänu emale ja tema tööle. Ja nagu tellituna minu sünnipäev, siis mina sünnipäeva hommikutel tegin silmad lahti ja minu ees oli alati tort, mis on nagu täielik söödööver ja muinasjutt jälle. Ma mäletan ühte torti, mis oli kaetud üleni martsipaniga. Ja ärge unustage, see oli vaene aeg. See tort oli kaetud üleni martsipaniga, ta oli nagu meeldivalt minimalistlik, seal peal oli väikene kuuseoks ühes nurgas ja 2 elusuuruses martsipanist lindu. Minu meelest üks oli tihane, teine oli leevike. See oleks ka tänapäeval oleks midagi väga ilusat. 2 martsipanist lindu oli tordi peal. Et selline oli minu lapsepõlve ilu ja selle ilu oli ju loonud ema oma tööga, oma oskustega. Nukram hetk oli see, kui purunes minu suurim lapsepõlve teadmine. Ja see oli hetk, kui ma sain teada, et jõuluvana ei ole olemas. Meil olid ikkagi jõulud ja need jõulud olid väga ilusad. Kui siin saarel ja Saaretalus olid nad sellised klassikalised ja veidi härdamad, siis vanaema Lii ehk minu ema vanemate juures Arukülas olid need alati lõbusamad ja suuremad ja seal käis alati ka näärivana. Tol korral oli selleks üks meie sugulane, onu Andres, täiesti usutav. Kuniks selle hetkeni, kui onu Andres ulatas mulle kätte kingituse, miks tal küll ei olnud kindaid käes, tal oli tätoveering siin käe peal. Aga õhtu edenedes sai mulle selgeks, et see ei olnud näärivana või jõuluvana, et see oli onu Andres. Ma ei julenud seda kellelegi öelda. Mu süda värises ja silmad olid vesised ja see oli suur krahh. Ja ma mäletan, kui ma läksin emale kaissu ja rääkisin oma mure ära. See tuli isegi emale natukene liiga vara, ta plaanis veel, et ma paar aastat olen selles õndsas teadmatuses ja muinasjutus. Ema rääkis nii ilusa muinasjutu. See oli Norra mõisnikust, kes oli metsa ära eksinud ja sattus ühte vaesesse hütti, suur nälg ja puudus ja palju lapsi. Ja ta mõistis, et ta saab väga palju head elust teha ning korra aastas hakkas ta salaja oma piirkonna või mõisaala talunikele nende lastele kingitusi viima. Et jõuluvana tõesti ei ole olemas, aga me saame kõik olla ise jõuluvanad ja me saame kõik muuta kellegi elu paremaks väikeste pisiasjadega. Ja ma olin rahul selle teadmisega
ja ootasin järgmine aasta jõuluvana täpselt samamoodi. Olgu see kes tahes. Ema oskas selliseid pisiasju märgata ja siluda ja ilusatesse sõnadesse panna. Ja ma usun, et oma lapselastele ja nüüd ka lapselapselastele on ta siiani see mõnus kallistaja, kaisutaja ja ajaviitja. Siis ma olen ka olnud 15 minutit kuulus. Ühesõnaga, ajakiri Tähekese on ju praegu veel olemas, see kestab ikka veel. Ajakiri, sellel ajal oli ajakiri Täheke selline rubriik, et lapsed tutvustasid oma vanemate elukutseid. Ja millegipärast valiti välja meie perekond. Natukese peale seda ajakiri oli ilmunud, lapsed olid kõik lugenud, oli vaja lastele järgi minna. Ühesõnaga läksime vist otse kuskile, nagu mõnikord on. Ja ootan siis seal, ilm oli nagu ebamugav, nii et ma ootasin siis ees seal peaukse juures, siis garderoobi kõrgusel. Ja vaatan ikka, et üks nagu vaatas, ümbruskonna lapsed, väga paljusid ju tundsid, eks ole. Vaata, see on see ema, kes Tähekeses oli. Nii et ma olen siis natukese aega ka saanud 15 minutit oma kuulsusse kätte. Populaarne. Aga mis olid meil juba lapsest saadik, olid jõulud. Need olid ikka väga toredad ja kuna mul on niisugune üliandekas ema, siis tema dekoreeris, ühesõnaga sai tellimustöid. Ühesõnaga lapsed olid väga vaimustatud, ettevalmistus hakkas ikka juba detsembris, ma lihtsalt varem ei lubanud. Sellel ajal õnneks ei olnud seda päkapikutamist. Päkapikut lihtsalt käisid luure, seda küll, seda me vaatasime. Ja vist olid jänesejäljed ükskord Killu nägi akna taga. Ongi käinud. Mina mõtlen, kes on käinud? Päkapikk. Mõtlesin, et kuidas sa seda siis tead? Näe, vaata jäljed. Aga eks jänes käis vaatamas, et kas saab mõnda koorekest kuskil tamba alla. Krisul vaesekesel oli 8. jaanuaril sünnipäev, aga mida see tähendas? Kõik olid väsid tüdind ja kõik oli ära ostetud ja kõigi kvartaliplaanid olid täis. Poes õieti midagi ei olnud. Siis ma pidin ju, kui ma need päkapikud siin tööd tegid, siis ma pidin vaatama tõesti neid asju niimoodi, et tore oleks, kui midagi jääks juba niisuguseks põhiasjaks 8. jaanuariks ka. Tema ei osanud nii väga konkreetselt tahta. Aga üks unistus tal oli ükskord, siis ta oli niisugune 4. Läksime Viljandisse ja meil oli alati niisugune turnee, siis me sõitsime Võhmast ja Suure-Jaanist läbi ja käisime Paides ja käisime poodides. Ja tõesti rajooni poodides oli nagu rohkem valik ja me ikka saime sealt päris toredaid asju. Ja mõtle, tüdruk haaras sealt nuku Gruusia rahva riiedes, aga nendel on ju loorid. Mina tahan pruudinukku. See rahvariide teed, nendega ma oleks nõus olnud. See oli kirvega tehtud nukk ja see nuku nägu oli nii kole, et no lihtsalt kole. Ja tüdrukul on hädasti vaja seda nukku, aga minul oli juba saksa nukk oranžide juustega või mis ta oli, imeilus nukk. Oli juba olemas. No ja siis suutsime kuidagi ja mina vist ütlesin, et kuule, ole nüüd, et ei, et see on ju rahvariis nukk, need ei ole üldse ju pruudiriided. Et äkki jõuluvana toob sulle. Kui sa nüüd ikka hea laps jaksad olla, siis kindlasti jõuluvana toob. Aga ega see nukujutt ei läinud meelest ära, nii et kirjutati siis kirjasse ka, et pruudinukku oma ja no läksin jälle kohe ruttu oma sõbranna ema sõbranna juurde. Kurtma muret ema, et oota. Kuule, aga sul on see loor, et too see, et ega ma kõike ära ei tee. No nii oligi. Tegin ta kõik pärlitega, tikanditega, kleidi, loori ja need lillet pani siis ka loori sisse ja ma mäletan seda, kui tüdruk tegi seda lahti ja vaatab, osa alastus ongi pruudinukk. Vanaema ütles, imestas niimoodi alastus või? Osa alastus ongi pruudinukk. Ja no see oli siis jõul ja see oli siis kink, et see, et Kristel saigi pruudinuku ja nime ei saanudki nukk. Oligi pruut ja pruudinuku ja tema selleks jäi. Muidu mina tegin sellise seaduse, et nuku nimed olid natukese keerulisemad, et laps õpiks ja harjuks ja õpiks võõramaid ja sõnu, et esimene nukk, niisugune beebiriietest nukk,
Karoliina, alguses oli Kaloliina, aga ja siis olid seal Rosetted ja Elsad ja kes seal siis olid, Helenid ja noh. Ja jõulukinkides tuleb mul üks valusam lugu meelde. Ma olin siis jälle või ikka jälle supis seekord. Jõulukingitused või ja sünnipäevakingitused, kui raske oli neid leida, siis ei olnud otseselt sellist kaubanduskeskust, vaid see pidi nagu ikkagi nagu erinevates poodides veel nagu käima nagu läbi linna, kui veel kuskil üldse midagi oli. Ja minule kingiti ühel korral selline nukuköök. Ja see oli hetk, kui ema oli ennast töö käigus totaalselt ära põletanud, mingi kuum vesi oli tema jala peale läinud, ta jalg oli lihtsalt üks suur vill. Ja minu ema, kas ta läks sinna toasussiga või hüppas ta sinna ühel jalal. Aga ta jõudis sinna Noore Tehnikupoodi ja tõi selle köögi mööbli ära. Ja tõmmasin selle poti endale peale 50 liitrit kanapuljatit. Sa suur ja püha müristus, aga ma olingi hea reageerimisega, nii et kuidagi ma hüppasin eemale, et ma väga palju nagu ei saanud ja seal samas ega häbenemata, aga see käis nii kähku, et kõik, kellel oli vaagen käes, kõik jäid seisma. Ja siis röögatasin viina jalast ära, mis mul seal olid põlvikud või midagi, kitliserv ülesse ja jalg kraanikaussi külmvesi peale. Ja pärast öeldi, et ainuõige tegutsemine. Venelased käisid siis ikka, kui midagi juhtus, WC-sse pissimas. Aga seda muidugi kaasaegne meditsiin seda vastu näidustas. Igal juhul sain mina koju, Andrese kord oli ju lapsed tuua, eks ole, kui mina tööl olin, siis tõi alati Andres. Mäletan seda sisse tulemist. Tulid sisse, Andres vaatab ja ütleb, sa homme ei lähegi tööle. Mis sa mõtled reaktsiooni? Mina vaatan otsa, et muidugi ei lähe. Issand. Ja siis ma hakkasin sama. Ja siis ma pärast. Ja siis hakkas küsima üksikasju ja siis läks õigeks abikaasaks. Selgus, et nad käisid linna peal, aga sellel ajal ei oleks tohtinud. Krissul oli soov saada saksa köögikomplekti nukutuppa. Konkreetne kõik saksad oli näinud kellelgi sünnipäeval või kus. Ja mõtte Noore Tehnikupoes, seal müüdi mänguasju ka, oli see komplekt letis. Kas see oli 1 või 2 oli järgi. Ta ei saa osta ära kuidagi. Läks siis müüjaga rääkima ja müüja ütles, et kui vahetult 10 kohale ei ole, siis läheb, oli vist 10 või 9, millal need poed avati, kohale ei ole, siis läheb müüki. Ma ütlesin, mina lähen, küll ma saan. Ja tead, üks sabas läks ilusti jalga, seal oli vähem, peale ainult punetas. Sukapüksi ma muidugi jalga ei saanud ja vastetus oli alla läinud, nii et ma tõmmasin selle luku kinni üle nende vildide pika mantli peale. See oli siis nüüd Nõukogude Liit, eks ole, mida siis päkapikud tegid. Ja läksin mina Karja tänava mänguasja poodi. Otsin tema ära ja tulin siis tagasi ja siis mu töökaaslane tuleb vastu, et issand nii, kas sa ei põletanudki enam? Ma siin põletasin küll, tõstsin õlma üles. Tamara ütleb, õudust. Ja siis rääkisin loo ära, miks. Ja igal juhul päkapikk oli tasemel ja laps sai oma, vaat niisuguseid lugusid tuleb meelde ja kui ei oleks sellist meelde tuletamist, siis võib-olla unustakski ära või mingis situatsioonis. Meie argipäevad selles vanuses, kui mina olin selline varateismeline, 2-3-14 aasta vanune ja Kristel siis minust 2 aastat noorem, me veetsime need Kiire tänaval ühes väga-väga pisikeses korteris. Meie põhielamine oli 15 ruutmeetrit suur, nii et kui ma praegu mõtlen sellele, kuidas me sinna mahtusime, siis see on üks IKEA kontseptsiooni nagu elav väljendus, et seal selles 15 ruudus olid tegelikult kõik asjad olemas, seal olid kõik tsoonid, elutuba, magamistuba, köök, meie nari juurde kenasti mahtus ära ka veel nukutuba ja muud riiete hoidmise kohad ja et see, mis ema ja isa Kiire tänaval kokku panid,
see oli selline meistriteos, ma ütleksin. Tol ajal olid ajad hoopis teised ja hea, et me ei olnud kuskil vanema põlvkonna kapi taga, et ikkagi emal-isal oli oma korter ja oma kodu. Et see oli tegelikult tolle aja nii-öelda paradigmas oli see oli midagi sellist, mis on hästi. Küll aga ma pean ütlema, et tegelikult ma rohkem mäletan siiski viibimist maakodus saarel. Ja ema suutis seal seda kõike siiski korras hoida ja seal oli isegi ka nagu liikumisruumi. Ja mis nüüd on kõige tähtsam, sellesse korterisse mahtus ära ka meie nukunurk. Kas isegi meeter või 80 sentimeetrit lai ja sellisesse nagu võib-olla raamaturiiulite auku, mis oli siis küllaltki miniatuurse nukumööbliga ja pisikeste nukukestega. Ja väga paljudes suuremates korterites ei leitud lastele ruumi ja meil see oli. Ja seda toodi välja ka sellistel koduvisiitidel tollel hetkel lastearstid ja õpetajad pidid tegema koduvisiite. Ja seda toodi ka emale välja, et te olete nii kitsastes ja kehvades oludes, aga te olete oma laste jaoks loonud imelise maailma, kus kasvada. Ja nii see tõesti oli. 15 ruutmeetrine kööktuba asendus 83 ruutmeetrise korteriga, kus oli 3 magamistuba, suur elutuba, eraldi köök, WC, vannituba ja tohutult suur esikupind. Rõdu, see oli ulme. Ja ma mäletan seda aega ja sellist uskumatut rõõmu. Siin ilmnes meie isa selline järjepidev ja siiski selline nõudlik läbirääkimisoskus või ka tema ametist ja töökohast tulenevad võimalused, mida tollal sai ära kasutada. Siis meie isa suutis nii, et ütleme väga-väga kole tapeet oli ainult ühes toas. Jõudis kätte 86 aasta. Panin siis siva sinna kaadeosakonda samal korrusel läbi tööli söökla ja ukse sisse Ilona nimeline ametnik ütleb, et tulid, istu või tuli siia. Kas sa oled nõus ikka seda korterit vastu võtma või? Mõtled, mida? Kas ei teagi või? Sa said 4-toalise korteri, oled ämmaga koos nõus elama minema. Aga siis teised said juba matsust aru ja ma olin siis vajunud tooli peale. Ei kukkunud muidugi, aga vajunud tooli peale ütlesin, et korda. Siis ta, sa ei teadnudki või? Ja siis sain teada, et me saime 4-toalise korteri Lasnamäel. Nadus hakkas juba kohe välja tegema töö juures ja oli tehtud meest. Ja siis vanaema ütleb, et tead, ma tulin koju, vanamees oli laua taga, vanaisa Valter, vanamees oli laua taga ja sõi. Õnneks olin kaine. Ma tulin ta juurde, võtsin kohe käega näost kinni ja andsin talle musi. See pidi küll olema vanaisale mingi suur. See siis vaatas otsa, et lolliks läksid või? Ja siis ütles, et aga meie Lii sai korteri. Meie Lii sai 4-toalise korteri. Ja tead, ta ei väsinud seda kordagi ütlemata, et meie Lii sai korteri. Ja siis 80-ndatest keskpaigast edasi oli elu nagu till. Tundsin ennast hästi, töökoht oli ikkagi prestiisne olümpias. Lapsed olid suured asjalikud, õppisid hästi. Kristel ujus, Killu õmbles ja tegi mida iganes. Kas 87 vist oli laulupidu, ma arvan, et siis oli koolinoorte laulupidu, siis Killu käis ka seal laulu peal ja siis ma juba seal nägin, et väga paljudel olid särgid fosforiit, tänan niisugused protestisärgid kollase mustaka ja hakkasid vaikselt juba tulema niisugused tuuled. Alguses ei saanud nii väga arugi ja millal see öölaulupidu siis oli. Igal juhul mina olin üksinda kodus jälle, järgmine päev oli vaja tööle minna. Ja uni peale ei tulnud ja ma läksin siis külmutuskapist vist külma vett võtma. Ja järsku vaatan, see oli tüürgalt täis see plats, bussipeatuse plats inimesi.
nõsatasin ja siis tuli meelde, et öölaulupeod. Mis sa arvad, mis su vanaema tegi? Läks magamistuppa riidesse ja järgmise bussiga läksin ka. Üldse ilma igasuguse mõtlemiseta, kuidas ma tagasi saan. See oli võrratu ja võimas. Tuurist vaba olid kõik, laulsid ja rahvas laulis veel kõige rohkem ja käest kinni ja minu käed väsisid nii ruttu ära, et mul ikka oli valus kohe, aga ei saanud, ikka pidid. Et siis see täitsa võõrastel käes kinni ja väga, no siis ikka süda põksus kogu aeg. Ja tüdrukutega olime me siis sellel suurel, sealt, kus see suur hüüdlause tuli. Me võidame ükskord nii. Sellel olime siis tüdrukutega ja see oli ka tore. Ja sinimustvalged lipud, mina olin ainult kuulnud ja see on see kodanlik lipp, aga see oli kohe läks südamesse. Ma mäletan ka, mootorrattur sõitis seal üleval mäe peal järjepidevalt, niimoodi väikeste interrallidega. Lipp oli taga püsti ja teda me siis ka jälgisime ja see oli selline uhke tunne, me mõtlesime, et see on niimoodi mõeldud, aga tema lihtsalt avaldas niimoodi meelt. Et see oli võimas elamus. Siis tuli Balti kett ja meie läksime autoga, Andres teadis kuhu viia ja seal lähedal oli sõjaväebaas. Ja minul jäid väga hinge need sõdurid teisel pool aeda. Ja seal oli just üks niisugune, meie nimetame kilideks sellel ajal, natukese see Kesk-Aasia. Milline äng, irm ja imestus oli siis, et tõmmud käed seal ümber võrka jäänud niimoodi ja vaatamas siis seda üritust, eks ole, neid oli seal mitmeid, aga see noormees jäi mulle, siis mul oli kahju, ma olen siuksega, et mul oli neist kahju. Eks nad tundsid hirmu ja paanikat ja bardakk oli seal nagunii, aga siis see välispidine hirm ka ja mis sa hulludega teed, eks ole, kui nad seal laulavad. Ja Andres oli siis mul selline, tema võttis sellest revolutsioonist niimoodi osa, et tema magas transistorraadio kõhu peal. Et olla asjadega kursis ja muidugi siis, kuna see oli 20. august, siis oli ju, kui see väljagi kuulutati, siis ta ikka ootas, et vennitataks veel 21-seks, aga väga napilt jäi puudu. Teised tahtsid jälle just vastupidu, et saaks just sellel päeval vastu võetud. Ja siis järgmine päev oli meil siin sünnipäev, Anu ja Villu Raasikud oma lastega tulid siis olime kõik selle sündmustega erises ja siis jälle tuli raadiost, kes meid jällegi tunnustas. Island oli ja siis oli seal teisi juba ka ja kas te kuulsite, jälle tunnustati ja siis niimoodi elasime me kõik täie rinnaga kaasa. Mis on vanaema juures kõige parem? Ma arvan, et seda on raske sõnadesse panna. Ma olen alati arvanud, et minu vanaema on kõige lähim asi, mis eksisteerib inglile. Mis on siis need sõnad, millega me ingleid kirjeldame või mitte. Just need 3 sõna. Lahke, kaastundlik ja südamlik. Lihtsalt ei saa sõnadega kirjeldada, sa pead lihtsalt teda tundma ja sa saad aru, mis on see, mis muudab ta temaks eriliseks. Kui ma olin väike ja väikse lapse kombel ma kukkusin ja sain haiget ja hakkasin nutma, siis vanaema võttis mu enda põlve peale ja tegi seda loitsu, mis väikestele lastele tehakse. Varesele valu, harakale haigus, musta linnule tõbi ja ütles, minu lagleseb jälle varsti terveks ja see võttis kohe mult kogu valu ära. Iga kord. Ühesõnaga ma mäletan, et mul need samad Tiiu ja Elvi ja tuli jutuks, et mis su lapsed teevad. Mina räägin siis ja Tiiu viis mind koju autoga ja ütleb niimoodi, et kuule, et ma ei taha küll nii õnnetust või nii öelda, aga sina küll niipea vanaemaks ei saanud selle jutu järgi, et siuksed edukad ja edumeelsed tüdrukud. Ma siis ma arvestan ise ka sellega, et eks selle aega ole ka, et sellega ma arvestan isegi. Ja järgmine päev tuleb tüdruk ja mulle kööki. Oi, ma olen natuke serase. Ja hakkas peale vaikselt. Üks ja kuni 6 lugeda, nii et ükskord sai nalja meil siin
kured olid siin ju hästi, aga see Kurgi küla oli kohe, on õige nimega, et see Kurgi oli siin sügisel ikka väga palju. Ja olid siin sauna katusel, räästame seal harja peal. Andres ajas neid seal, plaksutas käsi ja ajas neid eemale ja naabrimees sõitis mööda, et mis sa seal kakled? Kurg jää laiali, pole neid rohkem siia vaja. Ja nii me saime siis õnnelikeks ja Andres ikkagi ta ka lapselastega ikka mõnikord oli ka ülekohtuselt karm võib-olla, kui ta väsinud ja tüdinud oli, aga see oli ikka sula armastus, mis tal mõnikord ka kõrvadest läbi välja jooksis, et ta ikkagi hoidis ja hoolis ja armastas ka väga-väga-väga teid kõiki. Väga-väga tore aeg oli. Ja ega sa oskad seda hinnata siis, kui sa sellest välja kasvad. Kui vanaema Lii on oma perega koos, siis talle meeldib kõige rohkem rääkida lugusid minevikust. Talle meeldib tuletada meelde iga inimesega, kes on parasjagu kohal, seotud lugusid ja ta võib seda sama lugu ühe õhtu jooksul ka 4 korda rääkida. See on lihtsalt see, mida tema armastab. Minu arvates vanaema juures on kõige parem asi see, kuidas tal on nende inimeste vastu, kellest ta hoolib, nende vastu on tal tingimusteta armastus. Ja see armastus on alati püsiv, olenemata sellest, kas on head ajad või on halvad ajad, kas inimene oskab seda see hetk vastu võtta või mitte, siis vanaema armastus ei jää vähemaks. Lemmikroog. No ma arvan, see vastus on muutuv iga-aastaselt. Vanasti oli kindlasti ta legendaarne kartulisalat, mis on nauditud iga pereliikme poolt iga aasta 24/7. No minu lemmikroog on kindlasti mu vanaema frikadellisupp. See on suur osa mu elust on, ma ütleks, et minu pikkus 184, ma arvan, on tulnud kõikidest nendest frikadellidest, mis ma olen elu jooksul söönud. Teiseks on kindlasti vanaema kartulisalat, et kartulisalat on meil alati laual olnud ja see on alati olnud vist kõige parem asi seal, kui just ei ole olnud frikadellisupp. Sellele küsimusele mul on kindlalt vastus olemas, et kui vanaema teeb midagi süüa, siis minu lemmik on Kanada Ignas, mida vanaema on mul lapsepõlvest saati sünnipäevaks teinud. Ja olenemata sellest, kas ma sain 5-aastaseks või sain viimati 25-aastaseks, siis Kanada Ignas on alati fooliumi sees kaasas ja vanaema võib seda mulle mägede kaupa valmistada. Ja kuidas me vanaemaga koos käisime kordamööda ja koos vanaisat vaatamas, kuidas vanaema tegi talle salaja toitu, mida arstid ei lubanud vanaisal süüa. Aga see on see, kuidas vanaema näitab välja oma armastust. See on väga palju toidu kaudu. Alguses võite te mulle hoida 2 põhiliselt. Ja ma ikka hakkasin hiljem teid Laurega kutsuma esimene seeria. Ja mängisite te väga vahvasti ja loomingut jätkus. Sina olid harjunud üldse ema lubanud kogu aeg tekstiilidega mängida, padjad ja kattetekid ja pleedid, mis iganes. Ükskord oli nii, et eks ma siis nii nagu alati söök ka paralleelselt kõrval. Ja siis hakkan pärast vaatama, te tegite laeva. Kõikide tekstiilide ja aiatooride ja lipus olid vanaisa trussikud, pesuootavad. Ma ütlesin, miks te nüüd siia üles kõrgma? See on meie lipp. Sain naelda ikka. Vanaisa hakkas peale seda rohkem ära peitma lausa. Ma küsin, kus su pesu on? Ma panin siia tahtlisse või sellesse. Ma mäletan, et ühel sünnipäeval sa said politsei vilkuri. Ja siis meeldis see meie mehe laul ja mul on meeles, kuidas me laulsime siis ja Laure ütleb, et tema ka mäletab seda ja tantsisime siis sauna juures või siin kaevu juures sinine vilkur. Siis hakkasid juba teised beebid tulema, siis ma mäletan lugu. See väike Pärbi, sinu õde oli siis siukene Pärbi kõik ehitud ja siis need Pärbi ühed mängukingad olid jalas ja mõtlesin, kus te lähete nüüd?
me läheme vaatamisväärsusi vaatama. Nemad mängisid reisi, aga minul olid tassitud veed kurkide jaoks, et kurgid pesusse panna, mitu seda tünni seal, et kõik nagu peab korralikult puhtaks saada. Jõuan siis marinaadi kõrval sinna ruttu vaatama ja kõik 3 anumat liiv põhjas. Miks te nii tegite? Need on õnnemüntid, me kallasime purskkaevu õnnemünte. Jälle algab kõik, siis hakkasid kasma, siis andsin neile kannud kätte, et kandke siis vähemaks kaugel. Olivia tuli hoidma, siis ta oli veel niisugune alla aasta. Ta nuttis ja hoidis kinni. Temale panin ma nime väike koalakarv. Niimoodi nagu need koalakarvudest on pildid ju, eks ole. Minu meelest oli see 45 minutit, mis tema nuttis. Aga sina ootasid juba, sina tegid nendest toolidest ja värkidest auto ja sina ootasid meid siis autosõitu. Kõik rool ja kõik oli olemas, kõik ainult sõida. Lõpuks ma siis siin lapsele sobiva häälega ütlen, Liivike, vanaema enam ei jaksa. Lähme nüüd venna autoga sõitma. Et puhkame natukese, sina nuta edasi. Nii kui ma sinu kõrvale sain istutud, tüdruk puudutas sind ja nagu noaga lõigatult. Ja mis kõige toredam oli, et absoluutselt ei olnud näha, et oleks nuttud. Punane pundunud ju see. Aga väike koalakaru ta mul oli. Lahti ei lasknud ega oma ette ei läinud ja siis nipsusta tuli ema äraminekuga. Ja nipsust tema läks, siis ma ikka õppisin leidlikuks ka juba, mida aeg edasi, teine partii ka. Siis olin ma juba leidlikum ja otsisin siis mängusid. Hanpoiss, üks mälestus on muidugi tema jutust juba siis, kui hakkas ta rohkem rääkima. Ja esimene, millest ma alguses aru ei saanud, me sõitsime Viljandisse. Ja seal kord oli ikka puu kakimumi maas. Aru ei saa. Ja lõpuks ma küsin niisugust, mis asja ta ütleb. Puud katki, lumi maas. Puud olid raagus, alles nad olid lehtes ja siis oli mul nii hea meel, et juba tuleb, nüüd hakkab rääkima. Ja siis on mul meeles, et emal oli natukese ripakil kosmeetikakott diivani peal. Tüdruk hakkab seda lahti tegema. Ema ütleb, ära võta, see on minu oma, ära tee lahti. Ei midagi ja ikka vaatab mulle otsa ja näpib. Mina siis pean talle pika loengu epistlikegi ja laps ja tore laps, igal ühel on omad ja ema ei ta soovi, et sa võtad ja vaatab ja kuulab ja kohe niisuke tunne, et kõigest saab aru. Ja siis vaatab veel korra otsa, et ikka tahan. Oli kipu kasvatamine. Selleks korraks lõpu, aga siis vist tuli ema ja ütles, et mul on seda väga vaja ja siis sai selle koti taga, ikka tahan. Luise oli siuke tegutseja. Mina ütlesin, et hakkasin ja tantsi ja mina kutsusin teda väikeseks varvlaseks. Nägin, kuidas need varvlased hüppavad seal bussipeatuses ja vaatasin täpselt Luise kuidagi niimoodi. Batuut oli meil siis see lapsehoidja ja selle batuudiga oli niimoodi, et eks me muidugi tegime valesti, et nagu Laure sai tema kingiks, eks ole, oleks pidanud midagi muud ka kinkima, aga meie jaoks ta oli ikka 9, ma ei tea, see oli ikka peaaegu. See oli 999 eurot või midagi niimoodi, et väga kallis asi ja siis, et Laure sünnipäevaks avati. Ja siis tulime autoga koju, see oli juba üles pandud. Luise põnevil üllatusest. Ma tean, mis sa kingiks saad. Küll ma ütlesin, Luise, see on kõrge ümmargune ja selle peal saab hüpata. Laglega oli meil üks, tal oli ikka väga head ütlemisi ja teda ma olen kõige rohkem ka tsiteerinud, sellepärast, et tal oli siuke pehme ja armas viis või rääkimismiis, et niisugune oli jälle kevadel Lagle mul hoida ja mina panin siis kressiseemneid ja lillherneid ja lillherneid lasin siis Laglel ka panna. Toimetame seal köögilaua peal ja raadios tuli teadussaade ja seal räägis jääajast. Ja tüdruk kuules ja võpatab. Ma tean seda küll, meil on. See on kole ilmus film. Ma ütlesin, et oi, jääaeg, eks ole, et oi, et kas sa siis ei karda vaadata? Ei karda, ma ütlesin, mina vist küll kardaksin. Sa tule meile, ma näitan.
sa tule mu selja taha, ma kaitsen sind. Mõtlesin, kuidas sa siis mind kaitsen? Ma ütlen, kui ilmus koht tuleb. See oli nii tore ja nii armas, kuidas tema mind kaitseb. Olavilt on ka tore mälestus, et ükskord jõudsite teie enne mind sügisel meid ja mina vaatan, Olav riisub lehti, kus on iga lapselaps, eks ole. Aga läksime oma kotide kompsudega kööki ja tema tõstis need batuudi peale, aga te hüppasite ju see lehtedega batuudiga. Ja lõpuks, kui kõik olid ära läinud, ma unustasin, lubasin endale, et ma käisin neil ära pühkida, see ära viia. Ei, kus? See kõik jäi sealt kõrgelt siis mulle pühkida. Ja veel üks asi Olaviga, tal on väga head ütlemised ja killud olnud kuidagi sellised. Lapsed kõik ütlevad hästi, aga ta oli siin ka päris täiskasvanu, seal ikkagi 10-11 siin samas diivani peal. Kui palju kordi olin ma tõesti öelnud, et ma ei tee seda braunit, seda šokolaadikooki. Jälle ta mul oli, kogu aeg ikka alustas, kõik käisid alustassidega ja avastan ikka siin vaiba peal need. Olen siis põlvili ütlenud, kui palju kordi ma veel lubanud. Ma ei tee seda kooki. Jälle ma tegin. Tahtsin veel edasi öelda. Olav ütleb, vanaema, sa pead seda kooki tegema. Mõtlesin, aga miks? No see lihtsalt on su saatus. No selge, saatus siis saatus, nii et seda braunit olen ma teile teinud ja viimati tegin vist Johannile. Ma ikkagi rääkisin neid lugusid oma jällegi lapselastest ja töökaaslastele ka. Ja mul on tänase päevani mõistetamatu, et kuidas ei ole inimestel oma laste või lapselaste, just kui nad selles kõige magusamas mitte midagi rääkida. Mõtlesin, no räägi, mis sul see pisike Sandra teeb. Ei midagi rääkida. Sellest ei saanud mina aru, nii et ma ikka mõnikord ütlesin ka, et ma ikka uhkustasin jälle teiega. Aga mu kolleegid hakkasid kasutama neid ütlemisi, mulle nii meeldis, kui kaks venelannat omavahel millegi peale teine ütleb teisele suu kinni. Ja see, kui oli mingit asja teise käest vaja, pulpilusikat on midagi tööasja, siis jällegi, võtta mul läheb vaja, ma ütlesin, ikka tahan. Või ütles keegi teine, et siis ma olin nii maru uhked selle peale. Aga lõppe hea, kõik hea ja need minu lapsed, minu lapselapsed. Need on nii üle prahi, et on paremad ei saa üldse ollagi ja ma olen ikka nii palju uhkust tundnud ja tunnen ka praegu uhkust nende üle, et olen väga rahul oma eluga. No aga mis ma ütlen meie lastele? Ennast tuleb usaldada, tundma õppida ja usaldada ja vajadusel ikkagi ka maksma panna ja armastus on muidugi väga tähtis, aga päris isetuks ei tohi selle armastuse sees ka sulada. Jah, ennast usaldada kõige rohkem ja hoolida ja sallivustatukse ja hoolivust tervele sellele põlvkonnale. Kõige tähtsam on elus perekond. Mind kasvatati eelkesse tulevikku, teilga tuli kogemata kasvatada küpsesse kapitalismi ja et jumala pärast nüüd sõda ei tuleks, et oleks rahu. Nüüd need hinnangud on nüüd küll läinud teiseks, et ma ei peaks oma poegi sõjaväljale saatma ja see on see kõige tähtsam soov, et oleks rahu, et olge tublid ja töökad ja hoidke ennast pahanduste ja pattude eest.